Aasta järve ääres praegust täna on emadepäev, 12. mai peaks olema. Ja siis on siin praegust näiteks Superstaari saate osaleja Jüri Sonberg, Kasatšuk Jüri. Ja kõigepealt ma alustaks tema praegust rääkimist, et lisaks sellele, et sa ka laulmisega tegeled, lisaks sellele sulle on nagu selgelt nägemisega ka mingisugune asi, ühesõnaga, et räägi nagu lühidalt, et kuidas sa avastasid selgelt nägemise võimed ja mismoodi see kujunenud on, et äkki mingisugustes selgelt nägemise saates kogu nagu osaleda praegu? No mul on see, et ütleme, et nüüd elades koos ühe huvitava inimesega, ühe nõiaga mõnda aega, siis tema jutte kuulates ja tema õpetusi kuulates oli õudselt huvitav nagu endal ka kogeda, et mul hakkasid ka nagu minu meelest teatud võimed tekkima, et näiteks paljude, no ütleme mõne, pigem oleks täpsem öelda, et mõne äri puhul ma nägin nagu seda, et äri tegutses ja oli, ja siis ma sain nagu aru sellest, et sellel ei lähe hästi, et lähitulevikus sellel enam hästi ei lähe, ja kui ma sattusin sinna piirkonda selle ärivahetusse lähedusse mingil põhjusel ja nähes siis seda, et seda äri enam ei tegutsegi üks või teine või kolmas, et see oli nagu põnev ja samas see, et ma nägin nagu inimesi ka mingil hetkel ja elu üldse nagu nii lihtsal kujul, et sa vaatasid nagu inimesele otsa ja korraks sa said aru tema elust nii palju, et ta on täpselt selline või selline või selline, et peaks nagu üldse pilt selge olema, või oli nüüd see, et nägin nagu seda elu peo peal, et see elu oli nagu pühkida nagu ära, eks ole, et see on nii lihtne, et sa vaatad nagu nii ülevalt alla sellele, et see kõik tundub nii lihtne, et mõnes mõttes nagu ei soovigi enam nagu elada. Aga siis just kui võtad jälle leiad selle motivatsiooni endas ja näed nagu asja kitsamalt, et siis tekib nagu soov ikkagi edasi minna. Et see asi on kuidagi enda jaoks ka nagu huvitav, et sa vaatad nagu jah ülevalt alla. Et selliseid tähelepanekuid hakkasin tegema ja nii, et aga eks see on ka niisugune töö iseenda kohta ja kõik see, mis sa pead tegema, et see pole nii lihtne. Aga millal ja kuidas sa avastasid selle? See on nagu mõned ajad tagasi, kui ma nagu selle inimesega koos elasin, ta oli Must Maag. Et jäägu sellel kohal nimi mainimata, sest ta ei taha tegelikult endale reklaami, aga ma arvan, mis ta siis ikka nii väga pahandab, kui ei ole. Ja ta ei tahagi tuntud olla, et mis ta ikka pahandab, kui ma lihtsalt ütlen, et ma olen nagu olnud, sest et kes hakkab nüüd välja kookima seda, et kellega ja kus ja miks ja nii edasi. Et lihtsalt on olnud nagu juhuseid ja kuivõrd ma teen ka Annesega olen koostööd teinud ja näiteks Nõid Victoriaga, siis väga huvitav on nagu nendega rääkida, et hästi nagu huvitav on jah ja nii et maagiaga ja maagia minu meelest see, et kui ei ole nagu mõtet minust uskuda jumalasse ja niimoodi võid on uskuda mõtet maagiasse, siis on selge, reaalne, kindlalt tajutav, kui sa tahad tajuda minu meelest maailm, mille kohta annab ka väga palju teadmisi ammutada, eks ole, lugeda ja nii edasi, videomaterjalid on, et Jumal on niisugune suhteline, eks ole, aga see on nagu kindel, reaalne ja see on tegelikult, mina olen saanud aru, suurem kui elu. Et inimene ja inimese olemus selle kõrval on nagu väga väike. Nii, ja nüüd räägiks siis sellest sujuvalt üle, et nüüd seoses sellega Tartus ja Maastes, et meil oli siin selle Mr. Bigi sünnipäeva tähistamine seal Ulila suveaias, et sellega seoses oled sa nüüd nagu siin ja nüüd kutsume, Heiki praegu kõne, ja siis järgmine üritus, mis meil on siis Metsavenna talus, see on siis nüüd jaanipäev 22. juunil vist on, jah? Et siis seal ja praegust räägiks nagu Heikiga, Heikil on praegu kõne. Heiki on telefoni kõne, jah. Aga küsiks sinu tuheva selle asja ära, et milline sinu elu eesmärk nagu on, et millega otseselt tegeleda? No ma tahaks tegeleda ikkagi muusikaga Eestis, luua edasi muusikat, nagu ma olen seni loonud, aga ma ei ole ju avaldanud. Kaks pala, mille ma nüüd eile esitasin peale, on 2 minu lugu tehtud lugu, aga edasi sellega tegeleda, avaldada neid oma tehtud lugusid, kuidas seal üks inimene suudab niimoodi kirjutada ja mõelda, et ilma ühtegi nooti tundmata, küll ma need noodid ka selgeks õpin, kui väga vaja läheb elus ja nii edasi ja kirjutada erinevates stiilides erinevaid asju, et ma olen alustanud siin juba jupp aega tagasi, aga pole lõpetanud ühe hea filmi kirjutamist Eestile, siis ma tahaks näidendit kirjutada, siis ma tahaks musta huumorit kirjutada
niisugune loome töö toomine, tulemuse toomine inimesteni ja sellega tõestamine iseendale inimestele, et ma olen nagu millegi sügavaga ka tegelenud, kui mina siit ükspäev lahkun siit maailmast, sellest eksistentsist hetkel, sellest elust, et siis midagi jääb järgi, mis on selline kuidagi väärtuslik, et see on juba niisugune elu nagu eesmärgi küsimus mul, mida ma nagu tahan teha, et lihtsalt mitte, et kuidagi primitiivselt ei ela, vaid et tõesti midagi nagu jääks ja järgi. nüüd sellest sõnaga, kuna sinu nii-öelda üle-eestiline see hüüdnimi nagu Kasatšoki Jüri, et äkki sa sükse jupikese laulaks seda Kasatšoki laulust? No okei. No, proovi. Kasatšoki keerutades kiiret möödub hei, idakaarest päev, peagi koitma lööb, väsimust ei tunne, jalad vastu veavad veel, seni kuni mängib pillimees, veidi veel, kuulutame kingi, mis meil sest, kui ka pea käib ringi, Kasatšoki keerutades kiiret möödub hei, idakaarest peagi koitma lööb ja lööb. Ja mis sa arvad, mis pärast sind selle lauluga nagu sinna Superstaari saates nagu ei võetud, et mis selle Mihkel Raual oli, kes see žüriis olid seal? Mihkel Raud minu meelest erinevatel aastatel olid erinevus natukene, aga Heidi Purga vist oli. Ikka Heidi Purga, see oli selles saates oli Heidi Purga, Mihkel Raud ja muidugi Rein Rannok minu meelest, eks ole, nii et kes see kõige rohkem siis vastu olid? Ma arvan, et eks võib-olla Mihkel vast, et sest, et eks ma ise ka sain tagantjärgi aru muidugi, et see oli nagu tantsuliselt huvitav element, eks, aga muusikaliselt mitte, et kuidagi see koostöö nagu muusika, tantsimise ja olemuse vahel oleks võinud lihtsalt parem olla. Huvitav on mulle endale ka tänase päevani loomulikult see, et see oli nagu rahva jaoks huvitav, ma olen paljudele jäänud meelde, ma olen sellise staari staatuse saanud, mis minu jaoks ka oli huvitav, Jõhvist pärit poiss läheb ja proovib korra ja kuidas siis vaatab, kuidas siis läheb ja asi läheb põhiliselt, eks ole, põhimõtteliselt musikaalselt mokka, aga kuidagi see on nii värvikas esinemine, mis on unikaalne ja mis seetõttu nagu jääb meelde, et ja samas ma peaks ütlema seda, et sa peaksid Tiit Sekki suure kummalust tegema, et tänu temale nagu oled saanud nagu üritustel siin nüüd osaleda, et muidu sul vist ei oleks neid üritusi siiama nagu niimoodi olnud või? Jah, loomulikult, eks ma olen omajagu päris niisugune ütleme oma sisulistest tegemistes eesmärkidest, mis puudutab ju muusikat, mis on minu jaoks tähtis, nagu Tallinnas selline suhteliselt laisk on, et ma olen nüüd võtnud nagu võib-olla jah, piisavalt mitte Eikit tänades ja tunnustades võtnud vastu selle töö, mis nagu tema pakkus, sest minul on nagu niisugune nüüd niisugune Jaak Joalalik või Anne Veskilik või mis iganes staatus, et ma lihtsalt lähen ja minu asi on, et mõni lugu suuta proovida, üritada ära laulda, et DJ-id ja tegelikult suure töö ära, et leides seal võimalikke fonosid ja organiseerides pidu ja kõike seal koha peal, muusika, kõik see, et see on ikka Keiti-poolne nagu töö ja jah, et sellest muidugi suur tunnustus temale ja mul on nüüd väga kahju sisuliselt ikkagi sellest, et Raits, popstaar Raits ja Eiki ei tee omavahel enam koostööd, aga väga raske on muidugi saada, ütleme, kaht inimest lavale, kui need kaks inimest nagu, ühesõnaga ühist koostööd ei leia, et see on nüüd nii sisuline teema juba, aga lihtsalt elu on niisugune nagu on ja muusikamaailmas samamoodi. Ja nüüd ma tahaks öelda seda, et siis